Eema. Kiitus Jumalale. Kas kõva ketas ikka on või? Ja lähme tänase õpetuse juurde, aga enne kui me lähme selle juurde, palvetame siin. Isa, ma tänan sind, et su sõna on meie jaoks valmis pandud. Isa, sul on tänase koosoleku jaoks plaanid ja asjad, mis tahad, et saaksid esile toodud. Isa, ava mulle sõnauks, rääkida neid asju, mis sina oled just plaaninud ja mis on sinu südames. Isa, ma palun ka ilmutuslike teadmiste eest, mis on vajalikud meile, Isa, et me tõesti õpiksime sind tundma ja mõistaksime sinu plaane, mõistaksime sinu eesmärki, kuidas sa tegutsed ja mismoodi sina oled plaaninud asju meie eludes teha. Isa, ma tänan sind selle eest, mis sa teed Jeesuse nimel. Amen. Amen. Kiitus Jumalale. Nii, ma hakkan täna rääkima sükest teemat, mille pealkirjaks on vaimus ja tões. Ja tegelikult ma ei räägi seda ainult ühe korra, vaid arvatavasti seda tuleb mõned korrad, täpselt veel ei tea, kuidas mul see asi mahub. Nüüd, see on üsna sükene oluline ilmutus tegelikult, mis on vaja meil Uue Testamendi koguduses, ütleme, või Uue lepingu ajal mõista, mismoodi näeb välja üldse ülistus ja kiitus uues lepingus. Nüüd näeb välja niivõrd, ma ei räägi tegelikult sellest välisest asjast, mis sa näed, vaid sellest, kust see lähtub ja mis on selle asja nii-öelda taga. Nüüd, me peame sellest aru saama, et vana lepingu ülistus ja uue lepingu ülistus ja ka kiitus samuti on erinevad. Ja on üsna kapitaalselt erinevad, sest et põhjus on ka põhiliselt selles, et vanas lepingus püha vaim ei olnud nende südames või nende sees. Ja nad ülistasid tegelikult väga paljus Jumalat või ütleme ka kiitsid Jumalat, just meil on ka väljendeid ja kõigest jõust ja ütleme nende nii-öelda füüsiline ja ka emotsionaalne pool oli selle asjaga väga hõivatud ja see väline, mismoodi nad seda tegid, oli ka nii-öelda väga konkreetselt ka isegi paika pandud, kui sa vaatad seda, mismoodi see oli nii-öelda nagu reglementeeritud või nii-öelda suunatud. Nüüd, aga kuna me elame uue lepingu ajal, siis meil on vaja mõista seda, kuidas ülistus peab meie jaoks välja nägema. Nüüd selleks, et seda mõista, me hakkame tegelikult vaatama ühte jada, mida Jumal on tegemas ja milleks Jumal on nii-öelda asju suunamas ja milleks Jumal on asju ehitamas. Just kui me räägime just ülistusest, mida see loob, see ülistus kui selline. Ja ma teen lahti kohe alguses siin laulude raamatu 127 laulu ja esimese salmi. Nüüd üks asi, mis on käimas just ka uues lepingus, on Jumala koguduse ja Jumala koja, võiks öelda ka laiemas mõttes, ehitamine. Nüüd see ei ole niivõrd mitte füüsiline hoone, mida me ehitame, küll Jumal on ka huvitatud sellest, et kogudustel on ka füüsilised hooned, aga me tegeleme Jumala koguduse ehitamiseks. See tähendab siis tegelikult inimeste ehitamisega ja samas ka selle läbi, kui inimesed saavad ehitatud, saab ehitatud ka teatud õhkkond ja ka üks eluase Jumalale saab valmis ehitatud. Ja see on see, mida ma hakkangi tegelikult järjest vaatama, siis me jõuame otsaga sellesse ka uue lepingu kiitusesse ja ülistusse tegelikult. Nüüd laul 127.1 ütleb niimoodi. Palveteekonna laul siis Saalomonilt. Kui Jehova ei ehita koda, siis ehitajad näevad selle kallal vaeva ilma aegu. Kui Jehova ei hoia linna, siis valvab valvur ilma aegu. Nüüd, kas sa märkad, ta räägib Jumala koja ehitamisest. Nüüd, võib-olla selles kontekstis see oli mõeldud eelkõige kindlasti ka vanas lepingus selle füüsilise hoone ehitamine, aga siin me saame aru, et see räägib ka võrdpilline kindlasti edasi sellest ka, kuidas Jumal täna on asju tegemas. Nüüd, kui ütleb, kui Jehova ei ehita koda, siis ehitajad näevad selle kallal vaeva ilma aegu. Mulle meeldib, vaata vahel on hea vaadata seda ühte tõlget, mille nimi on Message Bible või Message tõlge. Nüüd sa ei saa seda tõlget vaadata kui ülimalt täpselt tõlget, aga see annab võib-olla edasi vahest selle asja sükse sõnumi või sükse nagu selle asja nagu sükse värvika vahenduse kaudu. Ja see tõlgib tegelikult selle salmi väga huvitavalt, ütleb. Kui Jumal ei ehita maja, ehitajad ehitavad vaid urhurtsikuid. Kui Jumal ei valva linna, võib öövalvur sama hästi tukastada.
Nüüd, mida ta toob välja, et tegelikult me näeme siis, kui me läheme ikkagi selle nii-öelda algse teksti juurde tagasi, on see, et ka koguduse ehitamine ja ka kristlaste tegevus koguduses võib teatud kontekstis olla ilma aegu, ehk siis tegelikult, mis see tähendab, mõttetu. Kas see pole kurbe? See tähendab, et midagi on käimas, midagi tehakse, midagi on toimumas ja Jumala hinnang sellele, et see on mõttetu. Võin olla, nagu see Message Bible ütleb, et nad ehitavad hurtsikut. Et see ei ole üldse nagu Jumala jaoks mingisugune koda, või ta nii-öelda ei kirjuta selle alla. Nüüd, millest see sõltub? Iva on selles, kui me vaatame järjest, hakkame natuke seda vaatama, kuidas Jumal pani ka vanas lepingus paika selle, kuidas Jumala koda, siis alguses siis see telk, koguduse telk, mis oli nagu vanas lepingus see koht, kus Jumal ennast ilmutas ja mis oli nagu Jumala jaoks ehitatud tegelikult. Ja teine koht oli siis hiljem ka see füüsiline tempel, mis siis Saalomon oli see, kes selle valmis ehitas, mis oli ka Jumala jaoks ehitatud koda. Nüüd ja me näeme, kuidas see võrdpilt jookseb siis uude lepingusse selles, et nüüd tänasel päeval Jumal on ka ehitamas ühte koda ja ta on ehitanud seda mitte niivõrd koguduse hoonet, enam füüsilist hoonet, vaid ühte vaimset koda. Vaatame korra, lähme 1. Korintlastele 3:16. Nii et selleks, et mitte teha mõttetut tööd või tegevust, meil on vaja saada Jumala käest plaan. Sest et kui me teeme ilma Jumala plaanita, ehk siis Jumal ei ehita midagi sellist, mis lihtsalt meie ette võtame. Et siit hakkab üks asi peale tegelikult vahetevahel. See on kristlikus maailmas levinud täitsa, et inimesed nii-öelda planeerivad midagi. Mõtlevad, et seda peaks tegema ja see oleks võib-olla hea idee ja see oleks võib-olla tore asi teha ja mis iganes erinevaid plaane ja eesmärke võtavad ette ja siis tulevad ühiselt kokku, ütlevad, Jumal, palun õnnista nüüd meie seda tegevust ja tööd. Nüüd me peame aru saama, kui see ei ole algselt Jumala käest saadud plaan, siis Jumal ei ehita seda asja. See võib olla täiesti mõttetu tegevus. See, et ta võib näha väga nii-öelda kristlik tegevus või kristlik nii-öelda teatud õiged nagu eesmärgid isegi ja võib-olla kas, mis iganes võivad olla erinevad asju, mis inimesed võivad teha, aidatakse võib-olla vaeseid või tegeletakse mingi muu kristliku muude tegevusega ja asjadega ja kõik need asjad on nagu oma olemuselt väliselt justkui nagu head asjad. Piibel õpetab ka, et me peaksime andma neile, kellel on puudus. Aga samas see muidugi ei ole keskne koguduse tegevuse eesmärk tegelikult. Piibel ei ütle meile, et minge kõike maailma ja andke vaestele, siis mis neil iganes vaja on. Vaid ta ütleb, kuulutage evangeeliumi. Ja vaesed tegelikult vajavad evangeeliumi rohkem, kui nad vajavad siis kas riideid või raha või süüa. Evangeeliumina vajavad rohkem, sest see on nende lahendus. Jumala sõna on nende lahendus ja see on see, mis toob neid puudusest ja vaesusest välja. See on üks asi, mis me peame kristlasena õieti mõistma, sellepärast nii-öelda ka hea tegevus ei ole halb asi ja see on Jumala sõnas, on sellest räägitud tegelikult. Aga iva on sellest, me peame seda õieti mõistma, et kui me tahame ka sihukest asja teha või mitte tahame, kui Jumal isegi juhib meid tegema, siis see kindlasti peaks olema rõhuasetusega, et me kuulutame neile inimestele Jumala sõna. Mitte ainult ei anna siis süüa ja riideid ja mis iganes, vaid Jumala sõna on neil vaja. Muidu sa nagu öeldakse, tegeled ühe tegevusega, mis kunagi nagu öeldakse, ei pruugi anda mingit tulemusi, sest et sa nii-öelda täidad nendele loomulikke vajadusi ja nad tunnevad ennast natukene paremini, saavad kõhu täis, saavad riided selga, aga tegelikult nende elu ei ole muutunud. Ja see põhjused, miks nad sellesse kohta on jõudnud, nendega ei ole tegeletud tegelikult. Nüüd see on väga oluline seda mõista tegelikult. Okei, lähme tagasi siia, vaatame 1. Korintlastele 3:16 ütleb. Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja et Jumala vaim elab teie sees. Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub tema, sest Jumala tempel on püha ja seesama olete teie. Nüüd siin alati on piiblis vaja täpselt jälgida, mismoodi ja mida siin on kirjutatud. Sest et esimene loogika, mis inimestel tekib selliseid kirjakohti lugedes, mõtlevad ka, meie ihu on püha vaimu tempel. Muuseas, meil on selline kirjakoht tõesti piiblis ja see on õige. Aga kui sa vaatad siin, ta ei ütle seda päris. Ta ütleb midagi muud siin.
Miks ma seda välja toon? 16. salm ütleb, ma loen sulle Lainat tõlkes, see toob võib-olla selle eraldi lausa välja selle mõtte, mis siin sees tegelikult ongi. Ta ütleb, kas te ei erista ega mõista, et teie kogu Korintose kogudus olete Jumala tempel? Tegelikult sa võid selle näha meie eestikeelses tõlkes ka seda, sest kui ta kasutab sõna teie, siis ta ütleb mitmuses ja tempel on ainsuses. Me näeme seda, et ta räägibki sellest kogudusest kui Jumala templist. Ja ta ütleb, olete Jumala tempel, tema pühamu ja Jumala vaim elab teie sees alaliselt, et olla teis kodus koos kogudusena ja ka individuaalselt. See on see, mis laiendatud tõlgega ütleb. Et Jumal tahab olla meis kui koguduses, siis kogudusena tervikuna ja ka individuaalselt kui üksikult. Me näeme seda, et on toimumas, mis asi, kui me räägime sellest samast ehitustööst, on toimumas üks ehitustöö, et ehitatakse templit, siis sina kui ise, et sa oleksid Jumalale sobiv tempel ja ka kogudus kui Jumalale sobiv tempel. Et ta võiks alaliselt seal elada. Nüüd mõni ütleb, püha vaim ongi ju minu südames ja Jumal ongi minu südames ja Jeesus on minu südames. Nüüd me peame aru saama, Piibel eristab tegelikult väga põhimõtteliselt kahte asja. Üks on see, et tõesti Jumal on sinu sees ja see, et Jumal viibib kõikjal. Aga meil on tegelikult väga selgelt ka juttu ka Uues Testamendis, et ka Jumal on ilmutamas ennast teatud kohas. Ja see ei ole, nagu öeldakse, igal pool ja kõikjal. Ja vaata, vahel inimesed ei ole sellest nagu aru saanud ja siis nad nagu sellest isegi segaduses ja siis mõned inimesed ütlevad seda, et me peame paluma, et Jumala taevad avataks. Jumal taevad avataks ja siis see on selline eriline koht, kus nagu taevad on avatud ja tegelikult see on rumalus. Seda Piibel ei õpeta sellisel kombel. Miks me ei võiks siis paluda seda? Vaata järgi, Apostlitegude 2. peatükist ütleb, taevad läksid lahti ja püha vaim valati välja ja pärast seda enam ei räägita taevaste lahti minemisest. Ei Apostlitegudes ega kirjadeski. Miks pärast? Sest need on lahti. Ja Jumala vaimu valatakse kogu aeg. Küsimus on nüüd selles, et sinul tuleb iseennast panna sellesse kohta, sellesse positsiooni, et sa saaksid osa sellest Jumala vaimu välja valamisest ja ka, et Jumala ligiolu võiks olla nii sinu kui ka koguduse üle. Nüüd, kui ma räägin Jumala ligiolust, siis ei tähenda tingimata millegi füüsilist tundmist, mingisugust, ma ei tea, vaimulikku kogemust või vahet mõne inimeste jaoks võib-olla ka naermist või hõiskamist või kukkumist või väe tundmist füüsiliselt. See tingimata ei tähenda seda alati. Üks asi, mis me peame aru saama ka, kui Jumala ligiolu langeb või koosolekul me tunneme, et Jumala ligiolu on langenud. Ma usun, et sa oled ka, Jumal on ilmutanud ennast nagu nii-öelda erilisel kombel ja sa tunned Jumala ligiolu, siis üks tarkus on see, sa ei pea reageerima alati sellele iga kord ühtemoodi. Sest Jumal on väga mitmekülgseks meid loonud ja ta ise ka õhutab meid ka väga erinevalt. See ei tähenda seda, et kui Jumala ligiolu langeb, siis sa pead kohe hakkama naerma. Või mõnel inimesel on mingi teine nii-öelda harjumus. Ja sageli see jookseb tagasi ühte isiklikku kogemusse, mis inimesel kunagi on olnud Jumalaga mingi eriline kogemus, kus ta on Jumala ligiolus olnud ja Jumal on teda täitnud, Jumal on teda tõesti puudutanud erilisel kombel ja ta võib-olla hakkaski naerma pühas vaimus. Ja nüüd, kui ta taas uuesti on Jumala ligiolus ja kogeb Jumala ligiolus, siis ta mõtleb, et nüüd ma pean jälle uuesti hakkama naerma. See ei pruugi see olla. Me peame järgima seda, mis on meie südames ja laskma pühal vaimul liikuda viisil, nagu tema tahab. Et me nagu öeldakse ei lülita seda sisse uuesti seda sama nii-öelda masinlikku käitumist, mis kunagi oli tõesti Jumala ligiolu, mis langes meie üle. Või vaata vahel, see on isegi üks konkreetne inimene, see ei ole meie kogudusest, ma olen mujal ka seda näinud, kus mäletan seda, kui sageli, kui ta hakkas palvetama, ütleme koos olles mingi koosolekul. Ja nii kui ta hakkas palvetama, ma nimetasin seda, võib-olla natuke nahaalselt öeldud küll, aga ta hakkas nagu huilgama. Ma paremini ei oska seda sõnastada. Või sükse halava ja sükse nüüd,
kas Jumala vaim võib vahest sinu üle tulla ja sa võid tõesti ennast väljendada väga kuidagi jõuliselt ja võib-olla isegi hüüda või isegi palves tõesti nagu valada oma südame välja? Muidugi võib tulla. Arvatavasti tal ka kunagi oli üks kogemus, kus ta tõesti Jumala ligiolu langes ta üle ja kui ta hakkas sellisel palvetas ja ta oli tõesti tohutu innukas ja võib-olla siiras ja võib-olla isegi selles oli teatud mingisugune hüüdmine ja sellist tüüpi asjad. Ja nüüd, kui ta taas nii-öelda tuleb palvetama või isegi kogebki Jumala ligiolu, ta lülitab jälle selle sama masina sisse. Jumal ei ole meid loonud mehaaniliseks lihtsalt mingiks masinaks, et me reageerime ühte samamoodi kogu aeg. Amen. Ja see on tarkus tegelikult, et me ei teeks niimoodi. Või ma toon mõningad asjad siin välja selle teemaga seoses, ma puudutan kindlasti ka mõningaid niinimetatud veidrusi, ma nimetan, mis vahel ka kristlased teevad. Aga miks me peame tegelema on see, et me ei kordaks neid vigu ja me peaksime ehitama Jumala koda niimoodi, nagu tema tahab. Ja alistuma talle sellisel viisil, nagu tema on seda õhutanud. Sest kui me teeme seda asja valesti, siis tegelikult me võime näha vaeva ilma aegu ja Jumala ligiolu ei ole selles kohas, Jumal ei ole ennast ilmutamas, sageli imed ei pruugi toimuda, Jumala auhiilgus ei saa langeda ja sest, et me lihtsalt teeme asju nii, nagu meie arvame, nagu meile tundub või nagu meil on harjumus. Amen. Või toome ühe teise teema siia kõrvale, mis vahest inimesed teevad ka võib-olla veidrusi. Ka ma olen seda näinud, Jumala ligiolu langeb koosolekul ja keegi kuskil seal mingis reas tunneb ka, Jumala ligiolu langes ja juba ta hakkab kõigutama ennast. Ja iga kord, kui sa näed teda sama sarnases situatsioonis, kui Jumala ligiolu langenud, tema kõigub seal juba jälle. Tema jälle juba kõigub seda. Sa küsid, vaim puudutas teda. Ma kahtlen juba selles. Kui ta iga kord reageerib, nagu öeldakse, taas uuesti täpselt samamoodi sellele samale pühavaimu ligiolule, see ei pruugi enam püha vaim olla. Ma ei ütle, et see kuri vaim kohe alati on, aga see on tegelikult inimese lihalik käitumine. Me peame ära tabama seda ja ka kristlasena on teatud asjade jaoks õhutused, teatud kombel Jumala vaim tuleb meie üle ja me peame ära tabama, miks sa oled tulnud, mis on sinu plaan. Mis on see asi, mismoodi me peaksime liikuma. Ja kui me räägime üldse ka näiteks vaimuandidest, see on ka samamoodi teatud tunnistus tuleb ja teatud teadmine tuleb ja teatud võidmine tuleb mingi asja jaoks. Kui ma ise näiteks on ka teatud vaimuandides liikunud, näiteks sageli on jumal kasutanud keeltes ja keelte tõlgitsemises, siis ka ma tunnen ära oma südames, nüüd on õhutus just selle asja jaoks. Ja ma toon selle sõnumi välja, mitte mingi muu asja. Ma ei saa seda lihtsalt ise käima panna, aga ma alistun pühale vaimule ja räägin need võõrad keeled välja ja vastavalt siis ka tõlgitsen. Või vahel on õhutus siis mingil muul kombel, ütleme, õhutada kedagi teist koosoleku kontekstis, öelda, et kuule, mul on tunnistus, et sul on võõrastes keeltes sõnum. Ja see inimene räägib selle välja ja siis näiteks, kas mina tõlgitsen või isegi keegi teine võib ka tõlgitseda. Nüüd samas, mismoodi me teeme need asju jällegi järgides püha vaimu oma südames. Nüüd, kas iga üks koguduses võib ära tabada selle? Jaa. Me peame ühest asjast aru saama. Pühavaimu juhtimine ei ole midagi veidrat ja kummalist, mis on kuidagi ainult mõningatele kuidagi reserveeritud. See on kõigil kätte saadav ja me võime ära tabada selle, mismoodi Jumala vaim juhib ja mismoodi ta meid õhutab. Amen. Niisiis, me oleme Jumala tempel kogudusena. See tähendab seda, et Jumal on seda tänasel päeval seda vaimset hoonet ehitamas. Amen. Nüüd, mismoodi on seda ehitamas? Lähme edasi. Lähme Efesestele teise peatüki ja 19. salmi. Efesestele 2. Ja 19. Ja siin on öeldud niimoodi. Nii ei ole te siis enam mitte enam võõrad ega majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed, rajatud apostlite ja prohvetite alusele, kus Kristus Jeesus ise on nurgakivi, milles kogu hoone on kokku liidetud ja kasvab pühaks templiks Issandas, kelles ka teid üles ehitakse Jumala eluasemeks vaimus. Kas sa paned tähele nüüd? See on seesama, millest ma tegelikult rääkisin ka just enne. Kui ta rääkis just sellest kingituse kogudusest, siin ta ütleb, et meid ehitatakse üles Jumala eluasemeks vaimus.
on käimas üks ehitustöö. Seda peaks tegema Jumala plaanide, Jumala eesmärkide, Jumala mudelite järgi. Ja nüüd ehitatakse tegelikult Jumala eluaset. Siis millest? Sellest, et Jumala ligiolu, ilmutatud ligiolu võiks olla meie isiklikult ja ka koguduses. Amen. See tähendab seda, et meil on võimalik, nagu öeldakse, ka koguduses oma õigete hoiakutega ja ka selle sama ehitustöö tulemusel luua keskkond, kus Jumal tahab ennast ilmutada. Kus, kui me vaatame tagasi aposttegudes, siis ka Jumala ligiolu oli nende koosolekutel väga jõuliselt kohal. No, meil on võib-olla üks võib-olla väga küll karm näide aposttegude alguses, vist 5. peatükis, kus Ananias ja Safira, alguses siis Ananias tuleb, vastupidist, Safira oli naine, eks ju. Kõigepealt Safira tuleb sinna kohale ja valetab seal koguduse koosolekul püha vaimu ligiolus. Ja Jumala ligiolu oli seal nii võimsalt kohal, et Peetrus ütles nii-öelda üleloomulikult välja, et kuidas sa valetasid ja praegu sa kukud surnult maha ja ta kukubki surnult maha ja ta viiakse minema. Siis ta mees tuleb sinna järgi ja Jumala ligiolu on selles samas paigas ja valetab taas ja kukub ka surnult maha. Me näeme, kuidas Jumala ligiolu oli nende koosolekutel kohal. See oli küll väga karm Jumala kohtumõistmine, aga me saame aru sellest, et Jumala ligiolu oli kohal seal. Jumal oli oma ligioluga kohal, et sellises kohas ei saanud niimoodi käituda lihtsalt. Nüüd see on üks külg selle asja juures, aga kui me räägime tunnustähtedest ja imedest, siis samamoodi ka need toimuvad teatud õhkkonnas ja teatud keskkonnas. Amen. Ja see sõltub just sellest, et see koda, ka see kogudus kui selline, et inimesed on ehitatud õige mudeli järgi. See ei ole lihtsalt see, et okei, tuleme kogudusesse kokku ja kristlased tuleme kokku ja küll Jumal ikka midagi teeb. Ei, meil on vaja ehitada kogudus õieti. Amen. Meil on üks ehitustöö käimas. Meil ei ole lihtsalt, me ei korralda ainult koosolekuid, me ei korralda lihtsalt ainult erinevaid üritusi ja näiteks see on üks väga ohtlik mäng ka tegelikult, kui ma tagasi, ma ei lähe liiga kiiresti edasi, kui me jõuame nende põhikirja kohta juurde ka. Üks ohtlik mäng on see, kus teha ainult koguduses sellised nii-öelda meelelahutusliku sisuga üritusi. Näiteks üks asi, ma viskan võib-olla mingi asja nii-öelda, nagu vahest öeldakse, nagu koerale visatakse kont välja, aga ühes tõsise asja välja, mis on levinud tegelikult ka ja võib-olla ma astun mõndele varvastele, ma arvan, mitte siin, aga võib-olla need võivad inimesed, kes vaatavad seda, võivad ka samamoodi varvastele astutakse. Näiteks noorte tööga seoses, see on väga levinud kogudustes, nendest tehakse üks meelelahutuslik üritus. Noored ei vaja lihtsalt ainult mingisugust funni ja mis iganes mõnusat koosolemust ja süüa ja mänge ja kõiki asju. Ja isegi kui seda noorte üritust reklaamitakse, siis selle ümber on ainult meelelahutus on see, mis sealt kõlab välja. Tegelikult need samamoodi nagu iga kristlane ja noored ei vaja ainult meelelahutust, see ei tähenda seda, et seal ei või olla vahest mingid mänge ja seal ei või koos söömist olla ja mis iganes, aga see ei tohiks olla prioriteetne ja kõige olulisem asi. Kõige olulisem asi on see, et nad vajavad täpselt Jumala sõna ja nad vajavad aegu, kus nad saavad koos ülistada Jumalat. Ja need peavad olema esimesed prioriteedid ja kõik see muu, mis iganes seal peal on meelelahutuslikuma maiguga asi, mis on niisugune võib-olla ka osaduse üks viisidest, see on peale kauba ja see ei tohiks olla see, mille pärast inimesed tulevad ka kohale. Me ei tohiks üritada ka noori tõmmata ainult sellega nii-öelda nagu konksu otsa, et nagu midagi hästi põnevat ja fun ja kihvti ja sükest nende stiilis muusikat ja sükest asja. Nüüd üks asi me peame meeles pidama, me ei pea muutuma maailma sarnaseks sellepärast, et maailma võita. Amen? Ja ma ütlen, noortele ju meeldib ikkagi sellist tüüpi muusika, teeme hoopis oma ülistuses üks tümakaks, paneme tuled vilkuma ja värgid ja sa teed selle ära ja sa saadki teatud inimesed kohale. Aga nüüd nad tahavad, nagu öeldakse, seda sama saadagi kogu aeg ja sa oled nii-öelda teatud sööda neile ette visanud ja nad on selle alla neelanud ja kui see nagu hiljem peaks ära kaduma, aga neil hakatakse hoopis seda nii-öelda ootama, et nad kasvaksid Jumala tundmises, et nad hakkaks ülistama Jumalat, et nad hakkaks Jumalat otsima, ise piiblit lugema, vaata, mis asja ma küll ei taha.
Ma tahan ikka fun'i, ma tahan ikka mõnusat tümmi ja ma tahan ikka mingisugust süüa ja mänge ja ikka põnevust. Ja siis juhtubki see, et sa tegelikult ei saagi neid tegelikult pühendumi omal, sest sa oled vale sööda neile ette on. Aamen. Ja see on üks väga tõsine asi tegelikult. See on üks asi, mis on kristlikus maailmas üks lõks, millesse nii mõnedki kogudused on vahest langenud. Ja Jumal ei ehita sükest asja. Sest asju tuleb ehitada nii, nagu Jumala sõnas tehakse. Me näeme, mismoodi ka Paulus, mida ta tegi. Ta õpetas neile inimestele Jumala sõna, ta võttis aega, käis koos, kui me näeme, kui ta Efesuse koguduses ka käib järjepidevalt koos, õpetab neile Jumala sõna, jagab neile Jumala sõna ja nii-öelda paneb neisse sõna. Saame aru, keskne asi on Jumala sõna jagamine. Kõik muu, see on niisugune nii-öelda peale kauba. Osadus on oluline ja ütleme, suhtlemine on oluline. Me teeme ka oma kogudusena, ütleme ka osaduskoosolekuid, osadusgruppe ja asju, neid asju on vaja teha. Amen. See inimestel on vaja ka omavahel suhteid luua ja kasvada ka selle külje pealt, aga see ei ole see nii-öelda see prioriteetne asi, eriti see just see sama meelelahutuslikum külg, mis iganes see on siis söömine, joomine ja kõik, mis iganes sinna juurde võib käia veel, sellised mängud ja mõnusad koosolemised. Neid asju võib olla alati, see ei ole keelatud, ma ei taha sellega öelda seda, et neid asju ei võiks teha. Aga see ei tohiks olla prioriteetne, see inimene peaks tulema kogudusse just selle peale, et ta mõistab, et seal on Jumal. Ja Jumal on seal liikumas ja Jumal on tõmbamas teda ja ta igatseb Jumala järgi ja tahab oma elu Jumalale anda, mitte ta ei tule silt meelelahutust otsima. Nüüd see maailm otsib igalt poolt meelelahutust. Nende nii-öelda elu keerleb selle ümber kogu aeg, meelelahutust saaks. Inimesed istuvad tundide viisi televiisori ees iga päev ja abivad sealt midagi, mis meelt lahutab. Nüüd tänasel päeval see on hakanud küll natukene teist suuna liikuma, et see aparaat on teistsugusest, istuge enam võib-olla teleka ees, nad istuvad hoopis mingisugustes muudes asjades, kas YouTube'ides või võimalikes Facebookides ja iganes muudes asjades istuvad inimesed palju ja otsivad sealt seda meelelahutust, et see vorm on natukene hakanud muutuma. Aga sellegi poolest lähme tagasi selle juurde siis, et Jumal on tegelemas ühe ehitustööga koguduses. Ta on ehitamas meid ülesse Jumala eluasemeks vaimus. Amen. Ja selle ehitustöö üks väga oluline osa on see, kuhu me hakkame sihtima, on just ka kiitus ja ülistus, kuidas see on tehtud. Sest et me peame ehitama Jumala koda viisil, nagu tema on seda plaaninud. Vaatame 1. Timotuse 3:14. 3:14, siis Timotuse kiri. Paulus kirjutab siin Timotusele ja miks see siia Piiblisse on pandud, sellepärast, et me võiksime lugeda, et ta ei kirjutanud seda ainult talle. Ta ütleb, et seda kirjutan sulle, ehk ma küll loodan pea tulla sinu juurde, et kui ma viibin, sa teaksid, kuidas tuleb käituda Jumala kojas, mis on elava Jumala kogudus, tõesammas ja alustugi. Kas sa märkad, ta kirjutab teatud asju ja õpetab talle teatud asju, et nad teaks, kuidas tuleb käituda Jumala kojas. Nüüd, ta ei tegele sellega, mis vahest mõtlevad, mismoodi Jumala kojas peaks käituma. Kui sa tuled ilusti koguduse ruumis uksest sisse, siis sa pead vaikse häälega ilusti rääkima, eks ju. Kõvasti ei tohi, nalja ei tohi teha seal ja seal tuleb vaikse häälega sosinal rääkida lihtsalt ja siis me peame seal niimoodi harda näoga olema hästi ja Piibel ei kirjuta midagi sellist. Ta räägib sellest, et kui inimesed ülistavad Jumalat, nad hõiskavad. Amen. Ja Jeesus oli väga rõõmus inimene. Me ei saa teha nalja, ütleme, Jumala asjade üle ja selles mõttes kindlasti mitte teha kohatuid või sobimatuid ja ebaviisakaid nalju, aga me võime rõõmutseda, me võime naerda, me võime hõisata. Amen. See ei ole see, millest ta kirjutab, vaata vahel on traditsioonid, püütavad inimesed karpi panna, mõtlevad, et see hoone on eriline püha koht. Ei, see ei ole see hoone eriti püha koht. Jumala ligiolu on püha ja see, mis Jumala sõna on oluline. Sest et see isegi see, et kui me mõistame seda, et näiteks isegi see, et koguduses hakkab ülistusaeg. Nüüd, ma võin seda nagu öeldakse panna mingid jäigad reeglid ja käsud ja asjad paika, nagu nüüd, kui hakkab koosolekul ülistus, siis peavad kõik ilusti olema saalis ja me tegeleme ülistusega. Nüüd, käsk ja keeld ei ole see, mis sind peaks sellesse kohta tooma. Vaid et sa saad aru, et see on oluline aeg.
ma ei taha millegi muuga tegeleda, see ei ole see asi, et mul on ükstakõik, see ei ole sissejuhatus koosolekule, see ei ole soojenduslaulud või midagi taolist. Et siis, kui nii-öelda põhibänd tuleb peale, nagu maailmas vahest tehakse, eks ju. See ei ole soojenduslaulud nii-öelda jutlustajale või midagi taolist. Ei, see on aeg, kus me tuleme, tahame ülistada Jumalat, see on oluline hetk, kõik muu on vähe oluline selle asja juures. Miks me selle peale mõtleme, et näiteks kui kellelgi on lapsed ka ülistuse ajal, et nad nii-öelda käituksid viisakalt ja austaksid seda Jumala ligiolu ja peaksid seda aega oluliseks. Amen? See nõuab treenimist ja nii-öelda õpetamist, see, et nad nagu oleks, ei tee mida iganes. Et nad ei hakkaks nagu ringi jooksma sel ajal, kui ülistamise aeg on või ma ei tea, teise sõbraga kõrval rääkima või midagi taolist. Et kui nad isegi, ütleme, kui nad on sellises eas, kus nad veel ise ei oska laulda või midagi taolist, aga sellegi poolest, et nad õpivad nagu öeldakse austama seda aega. Ja kui nad juba oskavad laulda, oskavad teksti lugeda, siis mis nad peaksid olema sellega kaasas. Just sellisel viisil, nagu nemad oskavad ja mõistavad seda teha. Amen. Miks pärast, sest see on oluline aeg. Amen. Ja see on see, et sa teed oma parimat jõuda selleks ajaks koosolekule kohale. Et inimesed nagu öeldakse põhjendamatult ei jää koosolekule hiljaks, mõtlevad, okei, need laulud varsti saavad läbi, ma tulen sinna kohale, ma saan vähemalt jutluseks õigeks ajaks kohale. See ei ole õige suhtumine. Me peame austama Jumala ligiolu, Jumala ülistamist oluliseks pidama ja Jumala kiitmist oluliseks pidama. See on see põhjus, miks me tuleme õigeks ajaks kohale. Ma saan aru, vahest juhtub inimestel täiesti praktilistel põhjustel, et nad ei saa õigeks ajaks kohale, aga siiski see ei tohiks olla pidev põhjendamatu praktika. See nagu öeldakse, tuleb millal iganes ja sobib küll ja käib kahja. Ja vaata vahel ka mõnedes kogudustes on isegi, ma toon selliseid asju siia välja, see võib-olla ei ole sellega kokku puutunud, aga on kogudusi, kes on teinud koguduse koosolekust, ma nimetaksin just nagu ühe show paiga. Ja kus inimesed võivad nagu öeldakse ülistuse ajal endale tuua koosoleku saali kas kohvi ja küpsiseid ja siis nagu öeldakse seal ees hakkab mingisugune laulmine asi peale, siis need kohapeal siis vahepeal rüüpavad kohvi ja vahepeal lammustavad küpsist ja siis juba laulavad natukene veidikene kaasa ka ja see ei ole kohane. No aga miks me ei võiks ennast nagu vabalt tunda, siin on ju mõnus koos olemine ja mis iganes. Ei, see ei ole lihtsalt mõnus koos olemine. See on praegu aeg, kus on aeg Jumalat ülistada, kus tema on 100% tähelepanu keskmes, kus kõik küpsised ja kohvid unustage ära, see ei ole üldse oluline praegu. See jääb kuskile mujale, see võib jääda kuskil peale koosolekut, et me oleme koos ja ammustame mis iganes midagi ja sööme koos ja räägime juttu, aga see ei ole praegu aeg selleks. Ja sellepärast see ei ole kohane sükest asja lasta, miks pärast see ei ole austav suhtumine Jumala suhtes, et tema asjad on olulised. Ja mida see loob jällegi? See loob keskkonna. Sellel, kuidas Jumal saab tegutseda või kas Jumal saab tegutseda või ei saa tegutseda. Sest et ta ei tule igale poole. Me näeme Jumala austamine, Jumala asjadesse auväärselt suhtumine on üks väga oluline teema tegelikult piiblis. See on läbi vana lepingu ja see jookseb samamoodi ka uude lepingusse välja. Kus me näeme ka kohtumõistmine tabab nii vanas lepingus kui ka uues lepingus tegelikult inimesi, kes suhtuvad kuidagi üleolevalt või hoolimatult Jumala asjadesse. Amen. See on see, kuidas me ehitame kogudust. Niisiis, kuidas me peame käituma Jumala kojas, austades Jumalat. Või näiteks, kui on koguduses on sõna jagamise aeg, mismoodi ma suhtun sellesse? Kas see on oluline hetke? Või see on lihtsalt see, et okei, tuleb kuidagi see tund aega välja kannatada või vahest on meil isegi rohkem. Okei, ma pean kuidagi välja kannatama, aeg-ajalt vaatan kella, millal ta ükskord lõpetama hakkab. No, peab ta korrutama kuidagi ühtesid samu asju. Kas sa tead, sellised mõtted võivad sul tulla? Ja sa pead nendele vastu seisma ja võtma nad vangi. Sest et see ei ole Jumal, kes sulle niisugused mõttes võib olla sinu enda lihalikust, vahest võib isegi kurat olla. Või vahest võivad tulla mingisugused ka kriitilised isegi ideed. Mis see pastor räägib neid samu asju? Ma juba 10 korda kuulnud seda ühte sama lugu ja pane stopp sellisele ideedele. Jeesus rääkis ka tähendamissõnu isegi mitmeid neist ka isegi korduvalt. Ja teatud asju meil on vaja kuulda korduvalt uuesti ja uuesti. Ja mõningad, me loeme piiblist ka inimeste tunnistusi ja lugusid ja ka võrdpilte korduvalt. Amen.
Ja kui kellelgi inimesel, kes on ka Jumala sõna jagamas, ja tal on mingisugune kogemus olnud Jumalaga või tal on mingisugune võrdpilt või asi, mis Jumal talle on andnud ja kui ta seda korduvalt jagab, siis see ongi vajalik, et sa saaksid pihta, mis selle taga on. Amen. Ja et me õpiksime väärtustama seda aega, kui Jumala sõna jagatakse. Kõik muu läheb kõrvale. Mobiiltelefon läheb kõrvale või kui sa kasutad seda piibli lugemiseks, siis sa kasutad ainult piibli lugemiseks. Näiteks üks praktiline asi, see on puhtalt soovitus, ma ei saa sul seda reeglina öelda. Mina olen näiteks teinud endale selle aparaadiga niimoodi, et mul ei tule siit nagu oleks mingisuguseid märguandeid mitte millegile välja nii-öelda. Ei tule mingi multatusi kogu aeg mingi aja taga. Miks pärast? Sest et kui see kogu see süsteem on sul niimoodi püsti pandud, et sa isegi koosoleku ajal kasutad seda piiblit näiteks, otsid välja. Siis sul ilmub siia üles ritta. Üks sõnum tuli, üks see asi tuli, sinna tehti mingisugune postitus. Mis asi see on sulle? See on kiusatus, nagu öeldakse selle koosoleku ajal hakata oma tähelepanu tõmbama igasugusele kõrvale. Aga kui sul neid asjandusi ei tule, sul on rahu majas, nagu öeldakse, sa tegeled sellega, millega sa pead tegelema. Ja sul ei ole, lisaks sellele, kui me räägime koosoleku välisest ajast, sul ei pea olema see aparaat kogu aeg, nagu öeldakse, selline prioriteetne asjandus. Et kõik kogu aeg, iga üks midagi seal kuskil teeb, siis sinul peab kogu aeg midagi mulksuma, prauksuma. Mul on ainult see telefoni helin, ütleme küll SMS-id ka, ütleme, kui inimesed saadavad, ja ülejäänud asjad on vaikus. Ei tule mingisuguseid märguandeid, ei tule mingisuguseid mulkse, plõnkse ja plärkse. Alati, kui midagi kuskilt on, ma tean, mitmed äsandused on ennast niimoodi püsti ehitanud, et nad tahavad sulle toppida. Sa pead need ära kõrvaldama. Kui sa ei oska, ma võin sulle aidata. Aga miks ma räägin sellest, et nagu öeldakse, et me saaksime keskenduda sellele, mis on oluline. Ja kui koguduses on sõna jagamise aeg, siis see on kõige olulisem asi, sest Jumal on rääkimas minuga ja ma tahan, et see sõna võiks mu elu muuta. Ja kui sa sellise hoiaku oled, siis see muudab sind. Aga kui sa suhtud sellesse kuidagi, ei tea, no mis iganes, siis see ei pruugi su elu muuta. Vahest mõned inimesed ei saa terveks sellepärast, et neil pole õige hoiak Jumala sõna suhtes. Ja lased endast paluda ja lasevad endast seda teist ja kolmandat teha, käsi peale panna, käivad ühel koosolekul, teisel koosolekul. Aga kui nad ei muuda oma suhtumist sellest, nad hakkavad väärtustama ja hindama Jumala sõna, ei pruugi midagi juhtuda. Sest Jumal austab neid, kes teda austavad. Ehk siis ta saab sellest sõnast siis, kui ta jääb väärtuslikuks ja oluliseks tema sõna. Amen. Lähme tagasi siia, me jäime pooleli selle juurde veel. Kuidas tuleks siis käituda Jumala kojas? Jumal on selle paika pannud, kuidas peaks käituma. Ja see ei ole lihtsalt mingisugused jäigad reeglid. Ma viskan ühe teise teema, ma tean, me oleme seda mitu korda puudutanud. See on ka eriti ka, ütleme, ka pühapäevastel koosolekutel ja muudel koosolekutel. See, missuguse välimusega inimesed tulevad kogudusse. Kas tead, see annab sulle sõnumi, või see annab sõnumi sellest, kui palju sulle see sündmus korda läheb. Amen. Ma ei hakka sulle ette kirjutama, mis sul täpselt seljas peab olema taolist, aga see annab sõnumi sellest, kui palju sulle see korda läheb, sest et sa paned ennast riidesse vastavalt sellele, kui oluline see sündmus sinu jaoks on. Ja kui sa lähed näiteks oma lapse pulma näiteks, see on sinu jaoks kindlasti väga oluline sündmus. Meil on tulemas üks asi, kiitus Jumal. Ja ma juba praegu mõtlen selle peale, mis ma panen selga sinna. Ma mõtlen juba selle peale, mis moodi ma nii-öelda seal välja näeb ja Kai on ka juba praegu selle peale mõtlema, sinna on päris mitmed kuud veel jäänud tegelikult. Ja see on, miks pärast, see on oluline sündmus. Amen. Nüüd, kui pühapäevane koosolek, või ütleme koguduse koosolek, kui me tuleme kokku Jumalat teenima, Jumalat ülistama, Jumala sõna kuulama, kui see on oluline, siis me mõtleme selle peale. Ma ei ütle, et sa pead olema nüüd mingisuguses ülimalt üles löödud ja mingisuguses riietuses, aga ma räägin just sellest samast suhtumises. Miks ei ole minu jaoks okei tulla lihtsalt mingisuguses, ma ei tea, peaaegu dressipüksis või mingisuguses välja veninud teksapükstega ja mingisuguse välja veninud T-särgiga midagi taolist. Sest et see sündmus ei vääri sükest käitumist, sükest nii-öelda välimust. See sündmus on nii oluline ja väärtuslik ja nii oluline, mis Jumal on rääkimas, et ma lihtsalt ei saa sellisel kombel tunda sinna, sest et see on oluline, ma pean seda mingil kombel. Sest saad aru, isegi see ettevalmistus selleks päevaks ja selleks, kuidas sa ennast paned riidesse ja see tegelikult valmistab sinu südame hoiaku ka selle jaoks, et minna vastu ja ammutada sellisel viisil. Amen, see on tõde tegelikult. Ja ma olen vaadanud ka isegi vahest, kui me oleme ka
olnud ka, ütleme, seal Californias või ka siis Floridas, ütleme, nii Keith Moore'i teenistuses või siis ka Nancy Dufresne'i teenistuses seal nendel koosolekutel, konverentsidel ja ütleme just ka koguduses, isegi pühapäevasel koosolekul, kuidas inimesed on ennast väga viisakalt riidesse pannud, pluss ka isegi lapsed. Nüüd ma ei ütle, et me peame kõike täpselt järgi tegema, aga see räägib tegelikult sellest samast suhtumisest, mis neil on, kui oluline see sündmus on. Amen. Seal isegi on lapsed sageli, poisid on ülikondades. Kas üks asjad ka võib olla? Ja miks mitte? Ma ei ütle, et kõik peab järgi tegema identselt, aga vähemalt peaks olema viisakalt, kenasti, sellepärast, et see on oluline sündmus. Amen. Tagasi lähme siis selle juurde. Kuidas peaks käituma Jumala kojas? Amen. Ja ütleb, uues testamendis ei räägita riietusest. Räägitakse. Piibel räägib sellest, näiteks ütleb, viidates just naistele, et nad peaksid olema viisakalt riietatud. Muuseas, Piiblis on see sees see. Mis see tähendab viisakalt riietud? No sinna ma ei hakka praegu minema. See tähendab seda, et see ei ole liiga paljastav ja see ei ole selline sobimatu riietus ja see ei ole okei, nagu öeldakse, mingisuguse miniseelikuga tulla kogudusse, mis on võib-olla siiamaani kuskil midagi taolist. See ei ole okei. Kindlasti ei ole okei. Ma ütlen siin, miks pärast, sest et see annab sõnumi sellest, et see nagu oleks üks mingisugune kokkutulemine, kus saab ise enda ihu eksponeerida. Aga see ei ole sellist tüüpi kokkutulemine. Me tuleme hoopis mida tegema? Me tuleme Jumalat ülistama. Amen. Okei. Me peame kirja kohta ka edasi minema. Ma tean, see kindlasti, need on tegelikult asjad, mis räägivad sellest, kuidas Jumala koda peab olema ehitatud tegelikult. See on üks osa, see ei ole ainsad asjad ilmselt. Aga vaatame, kui sul on käepärast see niinimetatud uus tõlge. Ma lihtsalt huvi pärast lugesin ka seda ja siin on üks teistmoodi sõnastatud see fraas. 14. salm tõlgib selles uues tõlkesse niimoodi. Seda ma kirjutan sulle lootes ise peatselt tulla sinu juurde. Kui mu tuleks siiski viibib, sa teaksid, milline peab olema eluviis Jumala kojas, mis on elava Jumala kogudus, tõe sammas ja alustugi. Kas pära huvitav? Milline peab olema eluviis Jumala kojas? Siit tuleb üks teine asi välja. Ma rääkisin siin, ütleme, sellest välimusest ja sellest, kuidas me käitume, ütleme, ka koosolekutel. Aga mis on eluviis? Sa tood ise enda eluviisi siia kogudusse kaasa, kui sa tuled pühapäeval kohale või mis iganes muul päeval. Amen? See ei ole niimoodi, et ma elan seal kuskil oma kodus, elan mingisugust oma elu ja siin nüüd kohale tulen, siis ma elan siin ühte teistsugust hästi püha ja hästi ilusat kristlikku korralikku elu. Ei, sa tood oma eluviisi kaasa siia. Ja see on see sama, kui me Jumala koguduses oleme kokku, siis me oleme missugust eluviisi me oleme elamas, me oleme siin sama, mis me oleme ka väljaspool. See ei ole kaks erinevat elu. Amen. Aga missugune peab see eluviis olema? Missugune peab olema siis see käitumine Jumala kojas? Nüüd Jeesus ütleb Mattuse evangeeliumi 16. peatükis. Ja ma loen 18. salmis. Sa võid ise lugeda kogu konteksti läbi, kus ta räägib siin sellest, et kui Jeesus küsib nende käest, et kes ütlevad inimesed, kes ma olen ja mis iganes. Ja Peetrus siin vastab, et sina oled Kristus, elava Jumala poeg. Ja siis 18. salmis ta ütleb selle asja juurde veel vastuseks, ütleb. Ja mina ütlen sulle ka, sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse. Nüüd, kui sa vaatad konteksti, siis ta ei räägi seda, et ta Peetrusele kui kaljule ehitab koguduse, vaid sellele ilmutusele, sellest, kes on Kristus, ehitab koguduse. Aga ma juhin tähelepanu, kuna ma tegelen selle teemaga, ma ehitan oma koguduse. Kas sa märkad, see ei olnud midagi sellist, et 4 pühipäev tuli kätte, plaksti püha vaim tuli alla ja kogudus oli valmis. Ei, ta ütles, et ta ehitab. See ehitustöö on käimas. Me lugesime Efesuse kirjast ka, et meid ehitatakse. Sellel samal koguduse kirjutatakse ka, neid ehitatakse. Ehitustöö ei ole valmis veel. Amen. Ehitustöö on käimas. Ja siis ütleb, et surmavalla väravad ei võida seda. Me näeme siis, ehitakse üks kogudus, millele kurat ei saa midagi teha, mis on võidukas, mis on nii-öelda tugev kogudus.
mis on Jumala piltide järgi, eeskujude järgi ehitatud. Nüüd lähme Hebra kirja 8. peatükki. Nüüd midagi sellist, mille ma juba siin viidanud olen tegelikult. Vaatame nüüd kirjakohad ka läbi. Ma ei tea, kas me jõuame sinna Johannese evangeeliumisse, mis mul jutluse pealkiri oli, aga usume, et jõuame. Kui ei jõua, siis vaatame järgmine kord. Hebra 8.5. Siin räägitakse siis nüüd sellest samast koguduse telgist, mille Mooses pidi ehitama. See on siis see esimene nagu Jumala, võiks öelda, Jumala eluase vanas lepingus siis. Ja ütleb, ja kes teenivad selles, mis on taevase pühamu kuju ja vari. Kas sa märkad nüüd see sama telk, mille nad pidid ehitama, see oli taevase pühamu kuju ja vari. Tähendab, siin oli üks pilt sellest, mis on taevas, oli siin samas maa peal. Amen. Aga see tähendab, kui seda on kuju ja vari, siis see räägib sellest, et ta ei ole identselt sama, aga selles on üks väga selge pilt sellest. Ja nagu Moosesele ilmutati, kui ta hakkas telki valmistama, sest nii öeldi talle, pane tähele, mis talle öeldi, vaata, et sa kõik teed selle eeskuju järgi, mis sulle mäel näidati. Nüüd ma loen sulle lahindatud tõlkes selle 5. salmi. Ütleb niimoodi, need on eeskujuks ja ettekujutuseks, millel on tõeline olemasolu ja tegelikkus, taevastes asjades pühamus. Ehk siis see on seesama taevane pilt, eks ju. Sest kui Mooses oli telki püstitamas, hoiatas Jumal teda öeldes, vaadake, et te teete seda kõike täpselt selle mustri järgi, mida sulle mäel näidati. Niisiis, mäel näidati Moosesele seda, missugune see telk peab olema ehitatud. Ja see on taevase pühamu eeskuju. Ja nüüd ta peab selle samas maa peal ehitama. Ehk siis ta on saanud ühe mustri või ühe eeskuju taevast, missuguse telgi tema peab ehitama. Nüüd tema tegi füüsilist hoonet, aga meie oleme tänasel päeval Jumala tempel ja meil on samamoodi vaja taevast saada see eeskuju ja ehitada see siia maa peale. Aga tänasel päeval see ei ole füüsiline hoone, vaid see on vaimne hoone. See ongi see sama, et kui Jehova ei ehita koda, ehk siis kui Jumala käest ei ole tulnud see pilt ja eeskuju, ja kui siin tehakse mingisugust tööd ja midagi koguduses toimub, ja kui see ei ole Jumala eeskujude ja siis ka selle mustri järgi ehitatud, siis see tegelikult on ilma aegu, ehk siis ta on mõttetu lausa. Või nagu siis Message Bible ütles, hurtsiku ehitamine käib. See on kurb tegelikult, meil väga võimalik, mina ei ole lõplik hindaja, aga väga võimalik, et nii mõndadeski kohtades on need vaimulikud hurtsikud püsti. Need ei ole need kohad, mis võiks Jumala templiks nimetada. Me ei ole lõplikud hindajad, me peame jälgima seda, mis meie teeme. See on kõige olulisem, eks ju. Me ei ole see, kes peab sinna näitama. Vaid küsimus on selles, mida me oleme tegemas, et meil on vaja seda õiget arusaamist. Aga niisiis, tal on lausa hoiatus taevast. Asju tuleb teha täpselt selle mustri järgi, mis mäel näidati. Täpselt. Me jõuame ülistusse ja kiitusesse ka. Nüüd vaatame esimene ajaraamat 28. peatüki 10. salmi. Ja siin Saalomon pidi ehitama ka Jumala koja. Ja talle antakse ka väga selged juhised. 28:10 esimene ajaraamat. Ütleb, vaata siis nüüd, sest Jehova on sind valinud koda ehitama pühamuks. Ole vahva ja tee seda. Ja Taavet andis oma pojale Saalomonile templi eeskoja hoonete, varaaitade, ülakambrite, siseruumide ja kõige pühama paiga kavandi. Ja kavandi kõigest, mis tal meeles mõlkus Jehova koja õuedest ja kõigist kambritest ümberringi Jumala koja varanduste ja pühitsetud andide varanduste tarvis. Ja nii edasi, et hakkab järjest kirjeldama seda pikalt lahti, missugused kõiksugu plaanid ja asjad tal olid, ja Jumal oli detailselt andnud, missugune see Jumala koda peaks ehitud olema, igas detailis. Igasugused erinevad alad ja piirkonnad ja asjad ja samas ka isegi need, kes seal teenimas olid, ka nendel oli teatud asjad paika pandud, mismoodi nad peavad riides olema. Sa aru, tegemist oli siis vana lepingu asjaga, kus olid tegelikult kõik asjad siis
füüsiliselt olid need, mis olid nagu paika pandud, väga selgelt määratletud. Tänasel päeval on need asjad siis nagu öeldakse vaimselt paika pandud, selles samas Jumala kojas. See on seesama, kui ma räägin nendest hoiakutest ja suhtumistest ja ka pühadusest ja erinevatest muudest elementidest, millest Piibel räägibki, siis need ongi need erinevad elemendid, mis ta siin pani ka nende jaoks paika. Ja nüüd need on need asjad, mis Jumal tahab uue lepingu koguduses ehitada sellesse kojas ülesse. Miks meil on vaja ka koguduses teatud teemasid ja asju puudutada, neid asju õpetada, sellepärast, et see koda saaks õieti ehitatud. Mismoodi, et inimesed ise on ka õieti elamas. Amen. Käitumas selles kojas ja nende eluviis selles kojas on õige. Ja mis see lõpuks loob? See loob ühe Jumala ligiolu. Ja nüüd vaata võrrelda 1. kuningate 6:37. Nüüd kogu see töö oli siin käinud. Siin on pikad kirjeldused sellest. Nüüd 1. kuningate 6:37. Öeldakse niimoodi, et 4. aastal Siivi kuus pandi Jehova kojale alus. Ja 11. aastal, küll on ikka kuu nimed, puulikuus, see on 8. kuus, sai koda kõigis oma osades valmis. Panid tähele, kõigis oma osades valmis, just nagu see pidi olema. Ta ehitas seda 7 aastat. Kujuta ette, olles Saalomonil tohutud varad ja rikkused, mis tal olid, ja samas kindlasti ka töölisi ja abilisi tal ka hästi palju, ikkagi ta ehitas seda 7 aastat. See oli kapitaalne ehitus. Meil tänasel päeval, ütleme Eestis, kui maja ehitakse, siis võib-olla kõige kiiremini lageli lihtsalt lükkavad isegi selle 3 kuuga püsti vahest. Tehakse küll täitsa, nii-öelda kogu upatusest peaaegu isegi valmis juba. Ja kui ta on nagu lihtsamalt nii-öelda mingid moodulid ja asjad pannakse kokku, siis ta võib isegi, ma ei tea, päris kiiremini läheb, aga ütleme, kui siseviimistlus ja asi ka võtab aega. Aga see võtab aega paras jagu, aga siin ta räägib 7 aastast. Sest et siin oli midagi ehitada. Nüüd teine ajaraamat 7.1. Nüüd see koda on valmis saanud ja Saalomon on siin seda, kui öeldakse vahest, nimetame seda templi pühitsemiseks või selles mõttes see oli sama, nad tegelikult andsid selle Jumala ligiollu või Jumala käsutusse nagu selles mõttes selleks, et see oleks tehtud see, mis peab tehtud saama. Ja siis, kui ta on tegemas, siis teine ajaraamat 7.1 ütleb niimoodi. Kui Saalomon oma palve oli lõpetanud, siis tuli taevast tuli ja põletas põletusohvri ja tapaohvrid ja Jehova hauhiilgus täitis koja. Miks sa märkad, kui see koda oli saanud valmis, siis mis juhtus? Jumala auhiilgus tuleb, täidab selle koja. Nüüd see on see sama asi, mis on tegelikult see sama eeskuju ja sama pilt, mida Jumal tahab ka täna uue lepingu kojas teha. Amen. Ja ma ei räägi nüüd sellest füüsilisest hoonest, vaid ka kohalikus koguduses ja ka laiemas mõttes ka kogu Kristuse ihus tegelikult. Kui see kohalik kogudus saab ehitatud õigel ja korrektsel viisil, nagu Jumal on andnud taevast ette selle plaani ja selle mustri, siis Jumala auhiilgus tuleb ja täidab selle koja. See on seesama, kus me võime tulla koguduse koosolekutel pühapäeviti ja see nagu öeldakse, inimesed astuvad uksest sisse, võib-olla nad on haiged, nad saavad plaksti terveks. Miks pärast, sest Jumala auhiilgus on lihtsalt juba siin kohal. Ja see ei ole lihtsalt see, et me peame paluma, et ärkamine tuleb. Meil on vaja ehitada sageli Jumala koda sellesse kohta, et Jumala ligi oleks siin paigas ja see ongi see sama ärkamine. Amen. Kindlasti meil on vaja paluda ka nende asjadest ja Jumala ligiolu, ütleme, võiks tõesti tulla, aga see nõuab just seda sama ehitustööd. Et me saame aru seda, et see, et Jumala ligiolu saab sellisel kombel välja valatud, see sõltub tegelikult sellest, kuidas me oleme ehitud ja kus me täna oleme. Amen. Ütleb, ja preestrid ei võinud minna Jehova kotta, sest Jehova auhiilgus oli täitnud Jehova koja. Ja kui kõik Iisraeli lapsed nägid, kuidas tuli alla tuli ja Jehova auhiilgus oli koja kohal, siis heitsid nad silmili maha kivi põrandale, kummardasid ja tänasid Jehovat, et tema on hea ja tema heldus kestab igavesti. Siis ohverdasid kuningas ja kogu rahvas Jehova ees tapaohvreid. Kuningas Saalomon ohverdas tapaohvriks 22 000 veist. Kujutad ette, kus on ikka, see võis olla kole pilti, aga saame aru, tegemist on vana lepinguga ja see räägib tegelikult mis asjast tohutust ülistusest ja Jumala kiitmisest. Amen.
ja siis ütleb 120 000 pudulojust, lisaks veel need ka siis. Nõnda pühitsesid nad kuningas ja kogu rahvas Jumala koja. Me näeme selle ehitatud õieti valmis jumaliku eeskuju järgi. Nüüd lähme selle kirjakoha juurde, kuhu ma tahtsin minna. Johannese 4:19. Ma lähen järgmise kord veel mitmetesse kirjakohtadesse vanas lepingus, aga ma tahan selle siiski siia lõppu panna. Nüüd me oleme jõudnud sellesse kohta, kus ta kirjeldab, kus Jeesus on selle naisega seal kaevu ääres. Ja huvitaval kombel see oli Samaaria naine, kes ei olnud ka veel nii-öelda päris juut, eks ju. Kuidas nende kohta öelda? Sageli öeldakse, et nad olid nagu ka judaismist nagu kõrvale läinud mõnes mõttes. Ja Johannes 4:19 ütleb, naine ütleb temale, see oli pärast seda, kui siis Jeesus oli nagu üleloomulikult vaimu kaudu ütelnud tema elu kohta midagi, mis on tema elus toimunud ja mis on sündinud. Ja ütleb, et issand, ma näen, et sa oled prohvet. Ja siis, kas sa märkad, et see naine toob pärast seda, kui midagi nii-öelda vaimulikku, midagi üleloomulikku on toimunud, toob sisse ühe teema, mis oli tema jaoks väga prioriteetne ja väga oluline. Ja kui ta selle tõi üles, siis Jeesus, nagu öeldakse, ei olnud kade ja tõi ka välja mõned olulised asjad, mis on tänasel päeval meie jaoks ka uues lepingus just väga oluliselt paigas. Ja ta ütleb, meie esiisad kummardasid Jumalat sellel mäel ja teie ütlete, et Jeruusalemmas olevat paik, kus tuleb kummardada. Ehk siis sõna kummardama tähendab siis ülistada. Ja me näeme, nendel oli üks nagu vaidlus omavahel, kus peaks Jumalat ülistama. Jutt oli siis füüsilisest kohast. Eks ju. Ja nendel oli siis, juutidel oli siis see koht oli Jeruusalemm ja tegelikult see viitas siis ju vana lepingu tegelikult ka sellele templile ilmselgelt ja selle kohale. Et see on see koht, kus ja nemad olid võtnud ühe teise koha, kes nad olid nagu öeldakse kõrval läinud ja üldse oli see vaidlus, kus peaks seda tegema. Ja nüüd Jeesus vastab selle sama küsimuse peale, kus oli tähelepanu just selle sama välise ja selle sama füüsilise hoone peal, vastab ühe väga olulise asja. Ütleb, Jeesus ütleb talle, naine usu mind, et tund tuleb, kas sa märkad, tuleb, see ei ole veel käes sel hetkel, mil te ei kummarda, ehk siis ei ülista isa ei sellel mäel ega Jeruusalemmas. Enam ei ole, et see ülistus ei ole käimas enam mingisugustes füüsilistes kohtades, vaid mis kohas, kus see toimub. Teie kummardate, mida te ei tea, meie kummardame, mida me teame, sest õndsus, ehk siis pääste tuleb juutidelt, nüüd ta paneb selle siia ka vahele veel. Aga siis ta ütleb, aga tund tuleb ja on nüüd, et tõelised, kas paned tähele sõna, tõelised kummardad ehk ülistajad, kummardavad või ülistavad isa vaimus ja tões. Nüüd me näeme, kui see oli vanas lepingus, oli ülistus küsimus selles või ka kiitus siis ka samamoodi selles, kus füüsilises hoones ja mismoodi see toimus. Nüüd tänasel päeval see on tulnud ühte uude kohta ja see on toimumas vaimus ja tões. Täna keskne teema ei ole selles, et me peame ülistuses nüüd, kas peab sedasi laulma või kas peab todasi tegema või kas niimoodi peaks käituma või niimoodi ei peaks käituma. See ei ole keskne teema, vaid keskne teema on see, et see peaks toimuma vaimus ja tões. Ehk me näeme, rõhuasetus läheb kuhu. Esimene sõna on siis vaimus. Kuna me näeme siin see sõna tegelikult, vaatame kohe, kuidas meil siis ilusti on kirjutatud. Siin on meil väikse tähega, kus sa märkad, eks ju, kirjutatud tõlkides. Aga samas, kui sa otsid nii-öelda algteksti välja, siis tegelikult nendele algselt ei olnud suuri väikseid tähti üldse selles mõttes. Ja meil ei oleks võimalik tegelikult isegi olnud eristada, kas siin on juttu pühast vaimust või on juttu sinu enda vaimust või sinu südamest, nagu piibel kasutab väljendit ka. Ja tegelikult ma arvan, et me võin täiesti vabalt öelda, et siin mõlemad on nii-öelda sobilikud selle asja puhul. Ehk siis püha vaim on inspireerimas ja see lähtub sinu südamest. Nii et see ei ole emotsioon, ei ole selle keskne asi, sest et tunded ja emotsioonid on seotud inimese hingega. Amen. Emotsioon ei ole keskne asi. See on see sama asi, mis kui me räägime üldse kiitusest ja ülistusest, siis see emotsioon ei ole keskne asi, mida me tekitama. Ülistus ei peaks tekitama inimesele ainult emotsiooni.
Ja see ei oleks see, et me peame nagu mingi emotsiooni saavutama ja kuskile nagu jõudma ja kui me oleme teatud emotsionaalse tundega, siis on vägev aeg. Ei, see ei ole rõhuasetus. Rõhuasetus on uues lepingus vaimus. See lähtub sinu südamest. Püha vaim on seda inspireerimas. Ja siis teine asi on tões. Või siis Piibel ütleb, et Jumala sõna on tõde, eks ju. Või siis mõned tõlkid ka viitavad just, et see tões räägib ka, et see on tõeline või see on ehtne. Ehk siis seesama ülistus kui selline peaks lähtuma Jumala sõna nii-öelda sisust, sellest, mida Jumala sõna on rääkimas, mida Jumala sõna on ütlemas. Amen. Sellepärast näiteks, kui sa oled kursis, me valime näiteks väga hoolega neid laule, mida me laulame koguduses. Me ei võta päris juhuslikult lihtsalt kõike, mis on kristlikus maailmas populaarne või keegi laulis toreda laulu ja see on hästi toreda emotsiooniga ja hästi siuke, vahest me ütlevad, hitt on see. See ei ole see põhiline element. Meil on tänasel päeval igasugused, ma nimetaksin neid masinaks, mis võivad sulle ka hitte genereerida. Ja veel suurepäraselt keeravad, nagu öeldakse, neid kokku, siuksed ilusad meelde jäävad meeloodiad, siuksed väga emotsionaalsed ja tekitavad teatud tunde emotsiooni ja panevad sinna sõnad ka otsa ja teevad sulle laulu valmis, nii et sa ise ei peagi laulma isegi. Nüüd, see ei ole see, mis on see põhiiva, mis meil on vaja tegelikult. Meil on vaja vaimus ja tões. Kus kohas see on see vaim? Sinu sisemine inimene ja püha vaim, kes on inspireerimas. Amen. Need on väga olulised asjad, et me jääme selle juurde, et see peaks lähtuma just sellest, mis on meie südames. Uue lepingu ülistus, kui me räägime Jumala ülistamisest, siis see peaks tulema südamest. Amen. Efesuse kirjas meil on ka, saage täis vaimu rääkides ise keskis. Piibel ütleb samas ka tehes meloodiaid issandale oma südames. See ütleb siis, meie eestikeelne ütleb küll vist mängides kannelt. See pole ka paha muidugi, kannelt võib ka mängida, aga seda räägibki tegelikult sinu ühest meloodiast, mis tuleb sinu südamest esile. Ehk siis see sama lähtekoht tegelikult ka, see tuleb sinu vaimus esile, ülistus. See ei tähenda seda, et meil ei või olla, nagu oleks see kirjutatud tekstiga laule, aga selles mõttes sa pead alati ka oma südame selle asja juurde liitma. Amen. See, et kui sa laulad need kirjutatud tekstiga laule välja, mis meil on varem oleme laulnud, siis ka ma otsustan nendesse sõnadesse nendega liituda, nendega nõustuda ja ma laulan need oma südames. Ja samati ka selle juures lasen püha vaimul juhtida ennast. See on see vaimus ja tões ülistamine. Amen. Laulame edasi siit veel. Sest isa otsib neid, ma olen pooleli 23. salmis, sest isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad, ehk siis ülistavad. Jumal on vaim ja kes teda kummardavad, need peavad vaimus ja tões teda kummardama. Nüüd siit tulebki nüüd välja uue lepingu ülistuse ja kiituse just see sama sisu ja olemus. See on siin sama defineeritud, mis ei ole samasugune, mis ta oli vanas lepingus. Vanas lepingus, kui sa hakkad vaatama, väga palju meil on väljendeid ka kõigest jõust ja nii-öelda see ei tähenda, et me tõsta häält ei või, aga ja ülistada Jumalat kõva häälselt, see on ka omas kohas, aga see lähtekoht on väga erinev. Nüüd, miks see teema on oluline tegelikult, kui ma jõudsin nüüd selle otsaga just selle pikka, seesama ülistus, mis on tehtud õieti jumalike reeglite järgi, ehk siis Jumala reeglite järgi uues lepingus, siis see on see, mis loob selle keskkonna ja õhkkonna, kus Jumal tuleb meie sekka. Amen. Me loome ülistusega keskkonna ja õhkkonna, kus Jumal tahab ennast ilmutada. Aga mitte igasuguse ülistusega, mitte iga lauluga, vaid sellega, mis on just tehtud sellisel viisil, mis on jumalike mustrite ja nii-öelda eeskujude järgi tehtud. Nüüd lisaks sellele see ülistus ei sisalda ainult laulmist. See võib sisaldada ka mõningaid muid asju. Sa küsid, mis asja ta siis veel, et no, ma ei tea, kas ma hakkan sinna minema, aga natukene vahet vahel on mõndes kogudustes on erinevad sellised ka praktikad, mis vahest tehakse, mis ei ole tegelikult ülistuse osa uues lepingus. Näiteks üks nendest praktikatest on, vahest oled võib-olla sattunud, öeldakse mingi koosolekul, näiteks isegi mingi kasvõisi koosoleku alguse ülistuse lõpus, anname nüüd ühe aplausi Jumalale. Mina kohe hakkan mõtlema selle peale, kuna vaata, kui ma ei oleks kuulnud Kenneth Haginit nendest teemadest õpetamas, siis ma võib-olla ei esitaks seda küsimust. Aga nüüd ma esitan selle küsimuse, kus ma näen niisugust praktikat Piiblis. Ja kui sa hakkad uurima nüüd, Piibel räägib plaksutamisest,
aga sa leiad selle vanast lepingus. Ja sa näed seda ka isegi veel sellisel kombel, et ta ei ole kirjutatud, et nad plaksutasid ülistuseks Jumalale, vaid ta on kirjutatud, et nad lihtsalt plaksutasid ja siis nad hõiskasid ja kiitsid Jumalale. Korra võid vaadata selle, kui ma selle teema juba viskasin välja. See on Laulud 47:2. Laulud 47:2 ütleb niimoodi: plaksutage käsi kõik rahvad. Kõik rahvad võivad käsi plaksutada. Miks selles midagi halba on? Ei, selles ei ole midagi halba. Ja see ütleb, hõisake Jumalale rõõmsa häälega. Kas sa märkad, hõiskamine on Jumala suunas, aga plaksutamisel ei ole otseselt öeldud, et see oleks Jumalale tehtud. Nüüd, miks pärast? Toome ühe sükse väga lihtsa praktilise asja, millega me oleme kindlasti kokku puutunud. Me võime inimestele teha aplausi. Kujutame ette, et me oleme mingisugusel, mis iganes, mingisugusel koolitusel. Mitte isegi kristlikul koolitusel võib-olla. Ja seal tuleb mingisugune kõneleja lavale, kes on siis sageli on tänasel päeval levinud igas motivatsiooni kõnelejad, kes tuleb ja motiveerib meid, et me oleks head äris või teeks seda, teist, kolmandat, vägenes, lähed sinna saali ja siis seal on sageli seal on juba niisugune ingliskeelne sõna nagu haipimise õhkkond. Ja siis on seal juba öeldakse, et nüüd tuleb see kõneleja, räägib täna teile, kuidas sina võid vägevasti edukaks saada ja mis iganes ja siis tehakse aplaus talle, ta tuleb lavale. Ei ole midagi hirmsat selles, ma ütleks. Nüüd, kas see kõik, mis ta jagama hakkab, kas see kõige õigem on, see on teine teema. Aga nüüd, aga sa märkad, me ei tee kunagi sükest asja, et me tõstaks talle käed ja ülistaks teda. Mitte kunagi. No isegi kui see kristlane oleks, me ei teeks seda kindlasti. Isegi kui meil tuleb näiteks kogudusse mõni külalisütlustaja, me oleme ka seda teinud, et meil tuleb keegi külalisütlustaja, me tutvustame teda, ütleme, et võtame ta vastu ja võime isegi öelda, et teeme talle aplausi. Ja me anname inimesele nii-öelda austust ja oleme tänulikud, et ta tuli ja me ei tee kunagi teile, et tõstame talle käed ja me ülistame. Mitte kunagi tee seda. Miks pärast? Sest et ta ei ole väärt sellist tüüpi ülistust. Ja see sama aplaus, see on inimesele sobilik, aga see ei ole Jumalale sobilik, sest see on liiga lahja. See on liiga lahja. See on niisugune nii-öelda üks. Ja mitte, et see oleks keelatud koguduses teatud õiges kontekstis, aga nüüd, kui me Jumala ligiolu langeb või kui me isegi ülistuse ajas oleme, siis me ütleme, tõstame oma käed. Ja ütleb, tõstke oma pühad käed. Amen. Mis see väljendab? See väljendab meie ülistust, meie ülendust Jumalale ja sa tõstad oma käed ja Jumala ligiolu tuleb. Miks pärast? Sest sa oled nüüd õigel viisil väljendanud just oma alistumist, oma kummardust tema ees. Seesama sõna kummardama on ka siin selle sees. Ja sa tõstad oma käed ja ülistad Jumalat. Ja see ongi seesama, et kui on mingisugune koht, kui Jumal on kas liikunud, mingi Jumala käest on tulnud mingi oluline sõna või midagi on rääkinud või inimesed on terveks saanud, siis see ei ole koht, kus teeme nüüd aplausi. Keegi sai terveks, vägev aplaus. Ei, see ei ole koht vägevaks aplausiks. Kui sa tahad oma rõõmu ja vaimustust väljendada, tõsta oma käed lihtsalt. Amen. Või tänu, sa võid ka väljendada seda kombel, kiitus, sulle ei saa tänu, sulle ei saa aru, aga tõstad oma käed. Ja see on kohane viis, kuidas Jumalat tänada selle asja sees. Tuleb prohvetlik sõna, see ei ole see, et nagu, kui vägev asja, ütles, teeme aplausi selle. Ei, mis asi see on sageli, kui see isegi tehakse sinna selle prohvetliku sõna otsa, siis inimesed isegi ei kuule enam, mis räägitakse. Aplaus on kuulda. See ei ole kohane. Nüüd sa küsida, kus sa süksed ideed võtad? Kui sa loete raamatut, plaanid, eesmärgid, taotlused, Jeesus ilmus ise avatud nägemuses Kenneth Haginile ja rääkis isiklikult sellest, kuidas me ei saa niimoodi käituda. Jeesus rääkis neid asju. Otsi välja see raamat. Jeesus ütles, et selline plaksutamine ei ole kohane ja see ei ole viis, kuidas peaks Jumalat ülistama. Jeesus rääkis seda ja kui me usaldame teda kui Jumala prohvetit ja need asjad lähevad kokku ka Jumala sõna printsiipi ja kui sa võtad natuke aega ja süvened nendesse asjadesse. See ei olnud lihtsalt, et temal tuli midagi pähe. Vahest need inimesed tsiteerivad isegi seda raamatut või ütleme asju, mis ta tolle aega jagas. Kenneth Hagin tuli nüüd välja, et me ei tohi enam Jumalale plaksutada. Ei tulnud Kenneth Hagin sellega välja.
Tal ei tulnud siuke idee pähe lihtsalt, ta ei üritanud nii-öelda plaksutamist jutumärkides ära keelata. Ei, ta tuli rääkis seda, mida Jeesus isiklikult avatus nägemuses talle selgelt õpetas, kuidas me ei peaks Jumalat ülistama ja kuidas me peaksime seda tegema. Nüüd, miks see oluline on? Kui me teeme asju jumalike mudelite järgi, me loome keskkonna ja ehitame Jumala koja, kus Jumala auhiilgus saab tulla. See ei ole nüüd küsimus selles, et me tahame nii-öelda sõdida nende kogudustega, kellele meeldib plaksutada ja ülistuseks ja plaksutada ühe ja teise ja kolmanda asja peale. See ei ole küsimus selles, vaid me tahame ehitada Jumala koja õieti ja luua ühe õige õhkkonna ja keskkonna, kus Jumala auhiilgus saab tulla, sest see on õige viis, kuidas ehitada. See teine ei ole õige viis, see on siuke üks segu nii-öelda. Hiljem ma jõuan sinna järgmisel korral, kus nii-öelda see on nagu vask tuuakse kulla asemel kogudusse. Aga kuna mul ei ole täna nii palju põhjust rääkida siin järjest edasi, kuna mul on siin veel nii palju asju rääkida, aga see on väga oluline, et me mõistaksime seda, kuidas Jumala asjade tegemine käib ja kuidas me peaksime vaimus ja tões ülistama. Amen. Kiitus Jumala. Halleluja. Palvetame sind. Isa, ma tänan sind. Ma tänan su sõna. Meil on vaja ka sinu sõna õpetust. Meil on vaja ka selgitusi asjadest, et me mõistaksime, kuidas asju teha, kuidas teha asju õieti, et sinu koda saaks õieti just nende taevaste eeskujude ja mustrite järgi ehitatud. Isa, et me ei paneks püsti midagi, mis meile meeldib ja viisidel, kuidas see maailm tahab või kuidas inimesed on harjunud asju tegema. Ja me ei ürita, isa, olla ka lihtsalt konfliktsed kellegi teisega või teiste kogudustega, vaid isa, me tahame ehitada kogudus sinu eeskujude järgi, et sina tahaks tulla sellesse kohta ja sellesse paika, ilmutada oma auhiilgust, tulla oma auhiilguse ja lähedusega, inimesed saaksid terveks, inimesed saaksid vabaks, inimesed saaksid vastuseid, inimesed saaksid lahendusi, inimesed saaksid ilmutuslikke teadmisi. Isa, et see õhkkond võiks olla ehitatud ka selles kojas õieti. Isa, et me võiksime samamoodi, nagu Timotusele öelda, et me teaksime, kuidas tuleb käituda selles Jumala kojas, milline peab see eluviis olema selles Jumala kojas. Isa, las see arusaamine ja see ilmutus tõesti saab istutud iga ühe meie sisse. Isa, et ja palun ka, et inimesed ei püüaks sellest kinni lihtsalt, et midagi nüüd keelati ja midagi ei lubatud, vaid isa, et inimesed püüaksid kinni selle südame hoiaku. Selle, missuguse südame hoiakuga me tuleme Jumala ette. Selleks, et sinu ligiolu võiks tulla ja langeda. Isa, las su ligiolu langeda. Las su lähedus langeda. Las sinu auhiilgus langeda. Ka siin samas paigas, isa. Las see langeda. Isa, las see langeda. Austus sulle. Ülistus sulle. Ülistus sulle. Ülistus sulle. Tänu sulle, isa, et sinu läheduses inimeste elud saavad muudetud. Sinu ligiolus inimesed saavad terveks. Inimesed saavad vabaks. Nad tulevad välja sidumistest. Tulevad välja asjadest, mis on aastaid neid üle kinni hoidnud. Lihtsalt sellepärast, et see õhkkond on, kus sina oled kohale. Ja sina oled meie lahendus. Sina oled meie elu muutus. Sina oled see, kes jagab meile ilmutusi. Ja sinu vägi on see, mis tervendab. Sinu vägi on see, mis toob lahendusi. Sinu vägi on see, mis toob jõukuse, külluse. Jõukuse küllusega just sellesse kohta, kus asjad on ehitatud õieti. Tänu sulle, isa. Halleluja. Õieti. 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 Halleluja. Õieti. Kiitus sulle, isa. Asjad oleks ehitatud õieti. Halleluja. Kiitus sulle, isa. Halleluja. Õieti. Õieti ehitatud. Õieti. Kiitus sulle, isa. Õieti. Kas pole huvitav, kui selliseid asju sa jagad ja kui sa lood selle sama austuse ja igatseva hoiakuga selle keskkonna, kus Jumal tahab ilmutada, sa võid kogeda ka Jumala ligiolu tuleb äkitselt sellesse paika. Amen. Enahidre ivestö, zemi ikrande ive ikrastö, öse alapruke, rintre, nelidiste, hamfaladrö, öse foa. Mul on taevased eeskujud, ütleb Issand, sinu jaoks ja ka selle koguduse jaoks, kuidas asjad peavad saama ehitatud.
Need eeskujud ei pruugi olla iga koguduse jaoks täpselt ühesugused. Ja ma tahan ehitada teatud konkreetseid asju, teatud elemente ja teatud rõhkusid panna just sellesse paika, et ma võiksin sellel viisil liikuda, nagu mina olen plaaninud. Et mu auhiilgus võiks tulla alla ja inimesed võiksid terveks saada, et inimesed võiksid vabaks saada, tunnustähed ja imed võiksid toimuda ja tõesti Jumala auhiilgus võiks muuta inimeste elusid, kui nad puutuvad sellega kokku. Ja sellepärast ehitage selle taevase eeskuju järgi see kogudus ja see kogudus saab tooma Jumala ligiolu ja Jumala läheduse ja õpetama ka paistulidele teistele, kuidas astuda Jumala ligiolusse, kuidas luua see keskkond, kuidas olla selles paigas, kus Jumal ilmutab ennast. Halleluuja. Halleluuja. Me oleme rääkinud sellest, et Jumal tahab, et me võiksime olla eeskujuks ja me ei räägi seda mingil põhjusel sihukese nagu uhke hoiakuga või kuidagi nina püsti ajada. See räägib sellest, et meil peab olema väga alandlik hoiak just, et alistuda ja kuuletuda Jumala teha asju õieti. Amen. Amen. Kiitus Jumalale. Kiitus Jumalale. Halleluuja. Ma arvan, ma võtan selle asja praegu kokku. Soovitan sul ise need kirjakohad veel läbi käia ja ma järgmine kord lähen selle teemaga edasi, sest ma ei jõudnud veel seda üldse veel kõike välja rääkida, kõiki asju. Ja meil ei ole seal taga küll seda plaanid, eesmärgid, taotlused, raamatut, aga see minust on laenutuses olemas. Ma soovitan seda lugeda, kui sa ei ole seda lugenud. Või kui sa lugesid selle kunagi üsna ammu, et süveneda sellesse. Ja kui keegi, kes iganes ka inglise keelt jutlusi kuulab, siis sa võid minuga kontakti võtta, ma võin sulle anda ka kuulata neid jutlusi otse. Mis siis Kenneth Hagin, mis on selle raamatu nagu aluseks olnud tegelikult. See on päris paras pikk seeria tegelikult. Ja need ilmutused on väga olulised tegelikult, et me mõistaksime ja saaksime pihtast, et me ei laseks need asjadel kuskil jääda minevikku. Need on olulised ilmutused, mis Jumal tahab, et need võiksid täna samamoodi koguduses ehitud saada. Aamen, kiitus Jumalale. Aga siin me lõpetame siis praegu.